Ma olen väga. Mida sa mõtleksid, kui näeksid seda inimest tänaval? Ma usun, et vastus oleks tõenäoliselt, et temaga on midagi tõsiselt valesti. Selline täielik alastus on nüüd sellistel Pride'i üritustel täiesti tavaline ja selles on midagi täiesti hullumeelset. See on vastuvõetamatu. Sellel pole mitte mingit pistmist Pride'iga endaga. Ma olen täiesti selle poolt, et inimesed tohivad teha oma kodus, mida nad tahavad ja ei pea sellest kellelegi rääkima. Geiuhkuse kuu on läbi saanud. Ja kui sa ei taha vaadata hullumeelset meeste alastust, siis jäta see video vahele. Tead, ma olen täiesti selle poolt, et inimesed tohivad teha oma kodus, mida nad tahavad. Aga ma ei ole selle poolt, et nad sunnivad seda mulle peale ja ma olen kindlasti selle vastu, et nad sunnivad oma väga ebamugavat, piirideta ja sobimatut seksuaalkäitumist väikestele lastele. Lihtsalt selleks, et midagi tõestada. Mis minu arvates on praeguseks see, milleks Pride on taandunud. See ei ole nii. See ei ole armastuse tähistamine. Sellest on saanud midagi hullumeelset ja ma arvan, et see video seletab seda üsna hästi. Ma olen suur. Ma olen suur. Nii et peale selle, et see mees on ilmselgelt väga andekas tantsija, imeline, rõõm tema pärast. Minu voogu ilmus kellegi kirjutis. See ei ole normaalne. Ükskõik kui palju demokraadid üritavad sulle väita, et see on. Ja ma vaatasin seda videot uuesti, lihtsalt ilma tema tantsu vaatamata. Mõeldes sellele, mida sa mõtleksid normaalse inimesena, kes pole kuulnud kogu sellest gei hullusest, mida sa arvaksid, kui näeksid seda inimest tänaval, ma usun, et vastus oleks ilmselt, et temaga on midagi tõesti valesti. Ilma muusikata. Kui sa näeksid kedagi tänaval seda tegemas, ilma igasuguse kontekstita, arvaksid sa, et temaga on midagi valesti. Põhjus, miks ma seda videot teen, on tegelikult see, et ma sattusin juhuslikult millegi peale, mille postitasid Chicks on the Right. Ma ei saa teile seda videot näidata, sest selles on alastust täiesti pöörasel tasemel. Aga ma otsin selle siiski välja, et te saaksite seda ise näha ja kui tahate oma ülejäänud elu traumeeritud olla, siis võite seda ise vaadata. See on postitus Chicks on the Rightilt 30. juunist. Nad on tõesti ühed kõige jälgimad inimolendid, keda ma kunagi näinud olen. Ja häbi nende vanematele, kes oma lapsi nende juurde viivad. See video on täispikk video meestest, kes kõnnivad täiesti paljalt ja stseenis on ka lapsed. Kui sul on huvi näha mõnda kõige koledamat meest alasti ringi kõndimas, siis see on sinu jaoks. Ilmselgelt on tegemist Pride'i paraadiga, aga see on see osa, mida ma tahan sulle näidata. Kas need on sinu lapsed? Kas need on sinu lapsed? Jah. Kas sa oled alastusega nõus? Ei! Siin on lapsed, päriselt. Oh jumal, vabandust, ma palun vabandust. Näete, seda ma mõtlesingi. Okei, ärge vaadake, kõik, ärge vaadake. Ja pärast selle video vaatamist sain ma teada, et selline alastus on nüüd täiesti tavaline sellistel Pride'i üritustel. Ja selles on midagi täiesti hullumeelset. See on vastuvõetamatu. See on igas olukorras lihtsalt vastuvõetamatu. Sellel pole mitte mingit pistmist Pride'i endaga. Mitte midagi. Ma olen täiesti selle poolt, et inimestel lubatakse teha oma kodu privaatsuses seda, mida nad soovivad ja mitte kellelegi sellest rääkida. Nii kaua, kui see on sobilik ja seaduslik. Palun väga, nautige, aga ärge arvake, et teie alastus on midagi, mida kõik peavad nägema. Näiteks, kui korraks kõrvale kalduda geiuhkusest. Kuidas sa tunneksid end, kui kõnniksid tänaval ja näeksid heteropaari seda tegemas? Kuidas sa sellesse suhtuksid? Ma võin öelda, et üldiselt tunneksin end väga ebamugavalt. Kui ma kõnniksin tänaval ja keegi kõnniks mulle vastu täiesti alasti, siis see tunduks mulle mitte ainult minu enda tundlikkuse rikkumisena, vaid ka lihtsalt ebaviisaka ja sündsusetu teona. Ja ometi on nad kuidagi suutnud oma geiuhkuse sellesse sisse suruda. Ja enamik mõistlikke gei inimesi, kellega ma räägin, on sellele täiesti vastu, kuid see toimub siiski praegu. Ja just seda nad tahavadki, et me tähistaksime. Ja selle piirideta olemus ulatub palju kaugemale kui lihtsalt veidrad alastuse aktid ja sobimatu riietumine.
see on terrorismi tähistamine Pride'i nimel, eks. siin on kõik need geilipud ja siis tähistatakse terrorismi otse sinu ees, justkui see oleks täiesti normaalne. See ei ole normaalne. Mitte kunagi ei ole normaalne tähistada mingisugustki terrorismi. See lihtsalt ei ole nii. Tegelikult on ka imelik tänaval marssida ja rääkida oma seksuaalsetest eelistustest. See on kummaline asi, mida teha. Kas ma arvan, et geiliikumine pole teinud tohutult palju selleks, et inimesed saaksid oma elus seda, mida nad soovivad? Aga ma tahan seda korraks sinuga võrrelda. See on esimene Pride'i marss aastal 1970. See ei pea olema gei, et seda nautida. Inimesed näevad lihtsalt tavalised välja ja tähistavad seda. Ja see on tore, väga hea. Hämmastav. See on uskumatult erinev sellest. Uskumatult erinev sellest. Siin on pastor ja siin on 2 inimest, kes teevad midagi, mis on lihtsalt nii sotsiaalselt sobimatu. Sa lihtsalt ei näeks seda tavapärases keskkonnas mitte ühelgi teisel juhul. Ja siis on sul veel teisi kummalisi lugusid nagu see. Jah, sa lugesid õigesti. Ma andsin võib-olla üle 200 inimesele HIV. Oota, korraks ma süütan oma sigari ja võtan. Okei, sest mul pole terve päev aega, mul on asju teha. Tõenäoliselt kellegi abikaasa. Aga okei, sest ausalt öeldes ei koti mind üldse. Mind ei huvita, kuidas keegi tunneb, sest kes mulle ikka midagi teeb. Nii et jah, ma mõtlen. Kas sa arvad, et on normaalne minna internetti ja rääkida maailmale, et sa andsid 200 inimesele eluohtliku haiguse? Et sa magad nii valimatult ringi ja sind ei huvita tegelikult. Sest mind ei huvita, kuidas inimesed end tunnevad. See on vale. See on vale. See ei ole normaalne sotsiaalne käitumine. Ja midagi selles liikumises on lihtsalt võimaldanud inimestel käituda täpselt nii, nagu nad tahavad, sest nad teevad seda ettekäändel, et sa pead lihtsalt Pride'i toetama. Ei, ma ei pea ja ma mõistan selle hukka. Muidugi, anna minna, olge seksuaalselt vabad. Ma olen väga õnnelik, et inimesed, kes ei järgi teatud usulisi tõekspidamisi, saavad end väljendada, kui see jääb sobivuse piiridesse. See ongi kõik. Rohkem ma ei palu. Ei ole sobilik nakatada 200 inimest haigusega ja selle üle uhkust tunda. Ei ole sobilik seista uskliku inimese ees ja oma seksuaalsust eksponeerida. Ei ole sobilik tantsida alasti. Ei ole sobilik väljas alasti ringi käia. Need asjad ei ole sobilikud. Punkt. Lihtne, arusaadav, mitte keeruline. Ei ole sobilik tähistada terrorismi. Kõik. Lihtne, selge, komplitseerimata. Nii et ma arvan, et on hea, et geide uhkuse kuu on läbi. Räägi mulle kommentaarides, mida sa arvad ja aitäh sulle selle teema kohta oma hinnangu eest.